tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervist lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, kuidas märgata esimesi läbipõlemise märke. Sellest, kuidas pikaajaline koormus ilma piisava taastumiseta võib hakata mõjutama meie energiat ja igapäevast toimetulekut. Aga kui räägime taastumisest, siis on üks asi, mida me teeme iga päev ja mille tähtsust on lihtne alahinnata. See on uni. Eriti noorte puhul on uni huvitav teema, sest siin tekib üks vastuolu. Teismeeas vajab keha endiselt palju und, aga samal ajal muutub meie bioloogiline unerütm nii, et õhtul võib olla raskem vara magama jääda. Kui sellele lisada varajane koolipäev ja kõik muu, mis päeva sisse peab mahtuma, võibki juhtuda, et noor inimene magab regulaarselt vähem, kui tema keha tegelikult vajab. Täna vaatamegi, kui palju und noored tegelikult vajavad, miks on unevajadus teismeeas endiselt suur ja miks võib piisav une saamine olla just selles vanuses keerulisem, kui esmapilgult tundub. Alustame üsna tavalisest mõttest. Võib-olla oled ka sina mõelnud, et 6 või 7 tundi und on täiesti piisav. Sa saad ju hommikul üles, lähed kooli või tööle, teed oma asjad enam-vähem ära. Ja kui oled väsinud, jood kohvi või energiajooki ja päev läheb edasi. Aga siin on oluline erinevus. See, et sa suudad vähese unega päeva ära teha, ei tähenda tingimata, et sellest unest sinu kehale piisab. Uneekspertide soovituste järgi vajavad 13 kuni 18 aastased noored regulaarselt umbes 8 kuni 10 tundi und ööpäevas. See ei tähenda, et iga inimene vajab täpselt sama palju. Mõnele võib piisata 8 tunnist, mõni vajab natukene rohkem. Aga enamiku teismeliste jaoks jääb regulaarne 6 või 7 tunnine uni alla soovitud vahemikku. Ja siit tekibki järgmine küsimus. Miks vajab noor inimene üldse nii palju und? Üks põhjus on see, et teismeiga on endiselt aktiivse arenguperiood. Kuigi teismeline võib välja näha peaaegu nagu täiskasvanu, jätkavad nii keha kui ka aju arenemist. Ja uni on paljude organismi normaalsete protsessidega tihedalt seotud. Magades ei lülita aju lihtsalt välja. Me liigume öö jooksul läbi erinevate unefaaside ning samal ajal toimuvad protsessid, mis on seotud näiteks õppimise ja mälu, emotsioonide töötlemise ning keha normaalse hormonaalse ja immuunsüsteemi toimimisega. Seega ei ole uni lihtsalt paus 2 päeva vahel. See on aktiivne bioloogiline seisund, mida meie keha normaalseks toimimiseks vajab. Noorukeas on see eriti oluline, sest organism on endiselt arengus. Aga siin tekib üks huvitav küsimus. Kui noored vajavad palju und, siis miks tahavad paljud teismelised õhtul hoopis kaua üleval olla? Miks ei muutu keha lihtsalt varem uniseks? Selle mõistmiseks peab korraks vaatama, kuidas meie keha üldse otsustab, millal on aeg magada. Teadlased kirjeldavad une reguleerimist sageli 2 omavahel seotud protsessi kaudu. Esimene neist on unerõhk. Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et mida kauem me ärkvel oleme, seda suuremaks muutub meie vajadus magada. Üks selle protsessiga seotud aine on adenosiin. Ärkveloleku jooksul suureneb ajus adenosiiniga seotud unisust soodustav surve. Magades see surve jälle väheneb. Kõige lihtsamalt öeldes, mida kauem oled ärkvel, seda rohkem koguneb vajadus une järele. Aga ainult sellest ei piisa, et selgitada, millal me päriselt uniseks muutume. Kui ainult unerõhk määraks meie und, peaksime muutuma hommikust õhtuni lihtsalt järjest unisemaks. Tegelikult see päris nii ei ole. Võib-olla oled ise märganud, et pärastlõunal oled väga väsinud, aga mõni tund hiljem tunned ennast jälle üllatavalt erksana. Siin tuleb mängu teine süsteem, meie ööpäeva rütm ehk tsikardiaanrütm. Ööpäeva rütmi võib mõelda kui meie keha sisemist kella. Ajus aitab selle rütmi juhtida väike piirkond nimega suprakiasmaatiline tuum. See saab silmade kaudu infot valguse ja pimeduse kohta ning aitab meie sisemist kella välise päeva ja ööga sünkroniseerida. Seetõttu on valgus meie unerütmi jaoks üks olulisemaid keskkonnast tulevaid signaale. Õhtu saabudes hakkab organism järk-järgult liikuma bioloogilise öö suunas. Selle protsessiga on seotud ka melotoniin, hormoon, mille tase hakkab tavaliselt õhtul tõusma. Seega töötavad meie une puhul kogu aeg koos 2 süsteemi. Ühelt poolt koguneb päeva jooksul järjest suurem vajadus magada,
Teiselt poolt mõjutab meie sisemine kell seda, millal keha soosib ärkvelolekut ja millal und. Tavaliselt töötavad need kaks protsessi koos nii, et õhtu saabudes suureneb võimalus magama jääda, aga teismeeas toimub siin üks oluline muutus. Puberteedi jooksul nihkub paljudel noortel ööpäevarütm loomulikult hilisemaks. See tähendab, et ka õhtune unisus võib saabuda hiljem. Näiteks kipub noorukeas nihkuma hilisemaks melatoniini õhtuse tõusu ajastus. Samal ajal toimuvad muutused ka unerõhu regulatsioonis. Uuringud viitavad sellele, et puberteedi käigus võib unerõhk koguneda teistsuguse kiirusega kui noorematel lastel. Nende muutuste koosmõjul võibki noor inimene õhtul kauem ärkvel püsida. Ehk kella 10 õhtul võid sa teada, et peaksid varsti magama minema, sest hommikul on vaja vara ärgata. Aga sa lihtsalt ei tunne ennast veel eriti unisena. See aitab selgitada, miks paljud teismelised eelistavad loomulikult hiljem magama minna ja võimaluse korral hommikul kauem magada. Seega ei ole teismeliste hilisem unerütm ainult harjumuse või enesedistsipliini küsimus. Sellel on ka bioloogiline alus. Ja nüüd jõuamegi selle video keskse vastuoluni. Noore inimese sisemine kell nihkub hilisemaks, aga tema unevajadus on endiselt suur. Probleem tekib siis, kui see bioloogiline rütm kohtub päris eluga. Kujuta ette, et pead hommikul kooli tõttu ärkama kell 6:30. Selleks, et saada näiteks 9 tundi und, peaksid sa magama jääma umbes 9:30 õhtul. Aga just sel ajal ei pruugi sinu keha veel magamiseks valmis olla. Võib-olla muutud uniseks alles palju hiljem. Ja loomulikult ei ole bioloogia ainus asi, mis magaminekut edasi lükkab. Päeva sisse peab mahtuma kool, õppimine, võib-olla trenn või töö, sõbrad ja pere ja lõpuks tahaks ka natukene aega iseendale. Kui päev on tihe, lükkavad paljud tegevused õhtusse. Koos nendega nihkub hilisemaks ka magaminek. Hommikune äratus aga ei muutu. Nii võibki tekkida olukord, kus noor vajab palju und. Tema keha soosib hilisemat magamaminekut ja samal ajal nõuab igapäevane elu varasemast ärkamist. See on üks põhjus, miks noorte vähest und ei saa taandada ainult küsimusele, miks sa siis lihtsalt varem magama ei lähe. Ka uuringud koolipäeva algusaegade kohta toetavad mõtet, et keskkond mängib noorte unes olulist rolli. Üldiselt on hilisemat koolipäeva algust seostatud noorte pikema une ja väiksema päevaunisusega. See ei tähenda, et meie enda harjumused poleks olulised. On küll. Aga noorte une puhul kohtuvad omavahel bioloogia, käitumine ja keskkond. Ja kui vähene magamine kestab pikalt, võib selline eluviis hakata tunduma täiesti tavalisena. Sa harjud sellega, et hommikul on raske ärgata. Sa harjud sellega, et oled päeva alguses unine. Võib-olla vajad kofeiini, et ennast ärksamana tunda. Aga sellega harjumine ei tähenda tingimata, et sinu bioloogiline unevajadus oleks väiksemaks muutunud. Seetõttu ei tasu oma unevajadust hinnata ainult selle järgi, kas suudad vähese unega päeva ära teha. Palju praktilisem on vaadata oma und pikema mustrina. Alusta kõige lihtsamast küsimusest. Kui palju sa päriselt magad? Voodis veedetud aeg ja tegelik uneaeg ei ole alati sama asi. Kui lähed voodisse kell 11, aga jääd magama alles 11:30, siis tasub seda samuti võtta arvesse. Vaata mõne päeva või nädala jooksul, milline on sinu tavaline unerütm. Kas saad enamikel öödel oma vanusele sobivas suurusjärgus und? Kui raske on sul hommikul ärgata? Ja kas sa oled päeva jooksul sageli unine? Need küsimused ei anna üksinda kindlat vastust, sest väsimusel ja unisusel võib olla palju erinevaid põhjuseid. Aga need aitavad sul märgata, kas une jaoks jääb sinu igapäevaelus üldse piisavalt aega. Võid proovida ka oma päevad tagurpidi vaadata. Kui pead ärkama kell 7 ja vajad näiteks 9 tundi und, peab sinu päevakava jätma magamiseks ka reaalselt piisavalt pika aja. Eesmärk ei ole saavutada igal ööl ideaalset numbrit. Olulisem on küsida, kas sinu tavaline elu annab sulle regulaarselt võimalus piisavalt magada. Sest enne, kui hakata otsima viise, kuidas paremini või kiiremini uinuda, tasub kõigepealt veenduda, et une jaoks on üldse piisavalt aega jäetud. Aitäh, et vaatasid! Noored vajavad rohkem und, kui nad sageli arvavad. Teismega on endiselt aktiivse arengu periood ning uni toetab paljusid keha ja aju normaalseks toimimiseks vajalikke protsesse. Samas toimub just selles vanuses meie unerütmis oluline muutus. Sisemine kell nihkub paljudel noortel hilisemaks,
mistõttu võib õhtune unisus saabuda hiljem. Kui sellele lisada varajane koolipäev ja kõik muu, mis päeva sisse peab mahtuma, tekibki vastuolu. Noor vajab palju und, aga tema bioloogia ja igapäevane ajakava ei pruugi teha selle une saamist lihtsamaks. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Ära hinda oma unevajadust selle järgi, kui vähese unega sa suudad hakkama saada. Vaata parem, kas sinu igapäevane elu annab sulle regulaarselt piisavalt aega magamiseks. Aga miks on see piisav uni üldse nii oluline? Mis juhtub meie tähelepanu, mälu, õppimise emotsioonidega siis, kui und jääb pidevalt liiga väheks? Sellest räägime juba järgmises videos. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.